põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist, kokku tulnud jalgpallistuudio. Seekord ei ole me mitte kolmekesi, vaid kuna Anders Ooperil on tegemisi ja meil üleüldse selline korralise saateplaan on teha nädala teises pooles, siis tuli selline kergem La Bomba ikkagi Eesti jalgpallis asi, mida võis oodata, võis ka mitte oodata ja siis mõtlesime, kuna Madis Kalvetiga mõtlesime, et me ei viitsi tegelikult hetkel kirjatud teha, et võiksin natuke pool tundi rääkida üldse Paide jalgpallist ja kuna teeksime seda narunii, siis miks mitte teha seda sellise erisaate vormis, et prooviks vahelduseks reageerida uudistele. Ehk siis tõepoolest, millest jutt Paide linnameeskond teatas siis esmaspäeva hommikul, et nende seni ametis olnud treener Ivan Stoikovitš, serblane, sai kinga. Ja miks ta siis kinga sai? Kui üllatav see on, mis on Stoikovitši pärand, kuidas edasi, proovime sellised teemad läbi lahata, et teeme ühe sellise Paide erisaate. Tere, Madis! Tere! Alustame siis sealt, et kui üllatav see uudis on, et vaatame, eks kuskilt käisid ka läbi need Wisecoudi kuulsad XG näitajad. Seda viimast vooru pole küll sees, aga tegelikult, kui sa vaatad, kuidas see Paide mängis, siis tegelikult nad võivad küll tabelis olla seal nii-öelda viiendad, siis punktide mõistes tegelikult peaks neil olema rohkem, et nad tegelikult on löönud vähem, kui neil on võimalused ja lasknud sisse rohkem, kui ne oleks pidanud. Mis nagu tegelikult mingil määral see XG, ma tean, osad vihkavad, aga XG selline võlu on see, et ta tasandab end tavaliselt hooaja peale, et kui sa alguses kaotab punkte, siis lõpuks hakkad võitma ja lõpuks need asjad lähevad balanssi, et selles plaanis oli justkui argument, et küll need asjad hakkavad tulema, aga üllatust Paidel süütenöör seekord oli üllatavalt lühike, võib-olla. No ma ei tea, kas nüüd üllatavalt lühike, aga jah, et isegi me siin tegime ju üks saade, kus me ennustasime, et millal keegi võiks kinga saada, kui kehvasti läheb, et selles mõttes isegi läks kiiremini, kui toona ennustatud sai, et pigem oli see, et kui nüüd nagu veel 2 järgmist mängu kaotakse kehvasti läheks, et äkki siis nagu saab Stoikovitši aeg läbi, aga selles mõttes tegelikult tabeli, kui vaadata nagu turniiri tabelis, ega ju kadunud ei ole tegelikult midagi, 23 on neil, liider Floral 29, 6 punkti vahet, üle poole hooajast on veel ees, et selles mõttes oleks ju tegelikult ju mängus sees, aga sa ütlesid ka tegelikult need probleemid nagu on, et mäletan, kui me siin pärast Levadia mängu Stoikovitšiga ka seal rääkisime ajakirjanikud koos, et seal peab mainima peale millist Levadia mängu, et selles mõttes teeme siis selle kuulajale ära, mis siis juhtus. Tegelikult aprilli lõpus, umbes 6 tagasi ja elulill. Nad tõmbasid Levadiale üks kotti, nad olid põhimõtteliselt korraks tundus, et võib-olla see minu ennustust tuleb meistriks, võib-olla kõige hullem, siis kaotasid 0-1 sellel õudsel kunstmurul Kalevile, siis oli 1-1. Murul oli see. Murul, päris murul. Siis nad tegid 1-1 viigi Kuressaarega, kus nad said selle 95 selle viigi justkui võiduvära kätte, võeti ära. Siis nad kaotasid 1-2 Levadiale nii, et Levadia mängis tund aega vähemuses ja et see Kaalu Reeleks sai nüüd see nädalavahetuse mäng Laadriga, mis päädis 2-2. Ja eks me seda jutt on siis sellest Levadia 2-1 võidumängust. Me mõlemad vaatasime seda koha pealt. Ja siis pärast mängu oligi Stoikovitš seal rääkis, et kui see muidu igal pool, näiteks ka sama seal Betsefi podcastis on ju ümber lükatud seda ikka, et ei ole väravate löömisega probleeme ja ikka kõik on hästi, ja siis Stoikovitš toona ütles ka otse välja, et meil on see probleem, et väravad ei tule, et sa rõhutas sama asja nagu sina, et tegelikult see XG on ju kõikid nende Levadiate, Florade, Kaljudega samal tasemel, aga umbes, nemad on löönud 30 väravat, siis Paide on löönud 20 väravat, et ikkagi siuke kümnesed käärid on sees, mis on tegelikult päris suur erinevus nagu. Ja praeguseks, kui algus oli see, et sai Paide rääkida, et meil on kaitse ilgelt hea, liiga parim on ja siis praeguseks on Levadiaga samal tasemel ja Floral on kõige parem kaitse üldse, et seal ongi praegu selle Paide puhul nagu tunduski, et seal on nagu 2 muret, et kaitses tehakse täielik rumalusi nagu ja teine on see, et ees ei lööda ise ära nagu, et hea küll, see mõlemad need asju võib-olla kohe treeneri saagi kuidagi nagu paika panna, võib-olla mänguplaanist tulenevalt need probleemid kuidagi võimenduvad siis. Kõige naljakam muidugi, mulle meeldis ka, et ühtäkki, alati, kui see XG on, eks ole, ei ole sulle soodne,
ja siis on see on täis jama, et seal sama Betsafe'i selles ei jõua ära tuua, no täielik jama on see Itški ja see ei näita mitte midagi ja nüüd ühtäkki, vaata, kui tulemused on sellised kehvad, vaata, siis see Stoikovitski Ada Itški, vaata, siis on see ikka nii näitab midagi, et come on, vaata, see, kui sa lugesid Itški ja sa mõtlesin, kurat, seal hakkab juba, seal mingi asi võbeleb, et see ei ole normaalne, et ühtäkki suvalt, kurat, see Itški, vaata, see ikka näitab asju, vaata, et see on huvitav selline tendents oli, jah. Mis on ikkagi mure, eks ole, alustame siis kaitseasjast, et ega viimastes mängudes enam seda nullimängu ei olnud, et siin kõik see seeria, mis ma ette lugesin, vähemalt ühe said sisse, et viimane nullimäng on aprilli alguses. No ma olin aasta noorem siis, et selles mõttes, et selles mõttes, et igas mängus üks tuli ja kui me mõtleme, kuidas need tulid saatusid see laadrimäng, eks ole, okei, üks oli see Eerme mingi keerutus ja imeline, see üks Eerme värav, mingi pehme plönn, mis see veeres sealt kuskilt kaitsjate vahelt, korraliku pressi Eermele ei tehtud, selline keeras sealt sisse ja mis oli veel, selles mängus oli see märgiline, et tegelikult Paide lõpetas, eks ole, vähemuses, sellepärast, et no kurat, see Tupatskits tuli sisse, 42 sekundit läks mööda, punane kaart, no selline loll punane kaart. Mäng enne seda, eks ole, see, kus Levadia vastu, neil oli 60 minutit aega, et see mäng ära võtta, eks ole, kuidas tuli, nad ei 10 minutiga kaotusseisu, no jõhtra prohmakat kaitses, eks ole, et mõlemal sa võid siis näpu panna, et näed, see mees eksis, eks ole, ja siin eksis see mees. Ja siis ja sul oli seda viigivärat vaja ja siis see rumal punane, et selles mõttes, et need punased nagu midagi ikka näitab ka, et selline kuskil nagu see pinget on selles sees, et kui sul järjest sellised rumalad eksimused kaitses, see justkui on vihjab sellele, et see meeskond ei ole kuidagi sellises maimselt heas kohas. No see sama see nüüd Levadia 2-1 võit Paide üle, see mäng oli ka siuke, kui see Televits ju küsis kaust läbi mängu seda punast seal, käis ja rammi, seda nägu oli ka siuke peas, et põhimõtteliselt, kui ma ei tea, Leva omadele ei saa kossi panna, siis ma ei tea, kas sa panna enda omadele või ühesõnaga oli näha, et nagu ütles ka siukest pinget või närvilisust või sellised nagu ebavajalikku sellist rasket olekut oli seal väljakul. Samamoodi ka seal ju, ega Stoikovits ka, ta oli ilmselgelt mingid olukorrad, kus asjad ei läinud nii, nagu nad tahtsid, ta oli ikka väga rahulolematu ja siis kus on üllatav oli see, kui tavast on nagu väljakul rahulolematu ja siis pärast mängu tuleb ja paneb veel nagu mingit tiraadi ka, et ma ei tea, kas meestel on tehnika jama või väljakud on kehvad, siis tolle mängu järel ta oli väga rahulik, hästi rahulikult rääkis ja kuidagi nagu nüüd tagantjärgi mõelda, et võib-olla ise mõtleski juba, et nüüd saab see pidu läbi nagu, jah. Mis hakkab muidugi Paide puhul, üks asi, eks ole, on see, et okei, et see kaitses on tulnud prohmataid, et see Stoikovitsi stiil jäi lõppu, selles mõttes on ikkagi jalgpalli idealist, eks ole, nagu mina ütlen, ta on nagu Pep Guardiola, ta on nagu De Cherbi, ta on nagu Juventuse Motta, et ma tahan niimoodi mängida, mul on oma idee ja nii ma mängin ja ma ei hakka siin mingit teistmoodi tegema, et kui ma saan asja nagu käppa, siis hakkab asi minema, aga ei hakanud, et selles mõttes, et see kõik need suured prohmatad, just prohmatad, et see nagu on selline Paide linnameeskonna senise selline suur märksõna, et kuidagi iga mäng kuskil suudeti selline pall anda enda väljaku kolmandikul vastasele, kuskil mingit sellist nagu teha sellist, ütleme, esiliiga taseme lapse. Et miks ei saanud ja olgem ausad, eelmine aasta oli Paide 3, ei ole ka see, et eelmine aasta paljud ennustasid meistriks isegi, eks ole, hooaja käigus võib-olla paljud unustasid ära, mida arvati, eks ole. Et paljud ennustasid meistriks, oli 3 see aasta, eks ole, ka kulla heitluses ei ole. Miks see meeskond ikkagi ei saanud sõbrad Stoikovitsi käekirjal? Ma arvan, see võib-olla kõlab veidike robustselt, aga ma kardan, et lihtsalt see mängijate kvaliteet ei olnud nagu selline, nagu Stoikovitsi mänguplaan nagu ette näeb, et seal kohati mingites olukordades tundus võib-olla need käärid nagu olid nagu selles mõttes need nõudmised või see, mida nagu sooviti näidata ja see, mida siis meeste tehniline pagas mingites olukordades lubab, need nagu võib-olla ei vastanud teineteisele. Sest samamoodi see oli nüüd siis
kas äkki kui seal avaringis Paide Florale kaotas äkki tolle mängu järel, kui Stoikovist tuli ja põhimõtteliselt esimene asi, mis nagu et sa räägiks nagu mängust, esimene asi oli see, et põhimõtteliselt kui mängijatel on kehv tehnika, et siis mul pole midagi teha, nagu, et nii on lihtsalt. See oli huvitav, et seal natuke, sest ta stiil oli vahepeal neid mängijaid bussi all avalikult lükata, et selles mõttes oli huvitav. Ega seal Stoikovitši mäng ratab hästi palju sealt alt ehitamisest, on ju. Näiteks kui seal all ehitasid sellised mehed nagu Ragnar Klavan ja Jussif näiteks, lihtsalt suva näited, eks ole. Ja siis, Klavan oli muidugi vähe teisel ajal, aga ma ütlen Jussifi laadsed, et tal, olgem ausad, need serblased Televitš ja see teine mees, kelle nimi Tubatški, need on kaikad jalad, et kummalised mehed on ka altvad, et alustame sealt altpoolt, et Tšartši on muidugi äge, tõuseb, teeb, on ju selline meerits, must meerits, vana see rassistlik võrdlus, siis kui sa võtad see Barano jalad, et seal nagu juba see, ja siis seal nagu need hõim, kes sealt alt peaks tulema, et seal ei ole nagu need altmehed nagu ei ole nagu päris sellised, nagu ma kujutaks ette, et Stoikovitš nagu tahtis, et kuidagi on ebakõla, aga samas need on Balkani mehed, justkui sisetunne ütleb, et need Stoikovitš ütles, ma tahan neid mehi, et ma täpselt ei saa aru, mis see loogika seal on. Samas on ju ka eelnevalt olnud mingid teatavaid vihjeid ju, kas see oli äkki see eelmise hooaja alguses, kui seal oli ka samamoodi, et olukord ei löödud ära jälle ja siis oli ka jutt ju selle koha pealt, et et miks ei ole nagu Paidel sellist ründajat, kes võiks olukord ära lüüa ja siis ma mäletan, kus kohast see läbi käis, aga Stoikovitš äkki viitas selle, et nad tahtis Talvar seda Passarit saada ja siis oli see, et aga need spordidirektor Gert Kams ei tulnud nagu ideega kaasa, et kohati on jäänud ikkagi mulje, et pigem on hea küll kindlasti nende serbiameeste puhul Stoikovitši mingi arvamus on ka mängus, aga ikkagi pigem on ju Paide selline meeskond, keda koostab ju Gert Kams, et tema on ju see, kes toob mängijad ja valib mängijad ja siis peatreener on see, kes ikkagi mängitab neid mehi, kes on talle kokku toodud, et ma arvan, kui Stoikovitš ise oleks valida saanud, siis ta oleks kindlasti sinna tipuründasse võib-olla mõne teistsuguse mehe endale tahtnud tuua, on ju, et tipuründasse jah, kui sa juba lähed siit kaitsest. Aga ütleme kaitse koha pealt ka ikkagi jah, et selles mõttes ma olen sinuga nõus, et sama Jussif ja Klaavane, olid ikkagi jalaga mängus ikkagi hoopis teine tase muidugi, aga see oligi, sest Klaavan äkki Stoikovitši käel võib-olla äkki paar mängu tegigi, et ja eks seal, et ma eeldan, et päris kõva lüke, mis nad arvasid, on kõva lüke, oli see Lukman kuulus, Lukman Gilmore, kes nagu tuli tegelikult päris kõva taustadava mees, eks ole, Urartus mänginud ja Eurosaares Urartus ja pikalt Gruusia kõrgliigas, et CV järgi justkui täpselt see mees, eks ole, kes peaks sealt alt hakkama ehitama ja tulema, täpselt selline ideaalne natuke justkui osavam Oskar Hõim, siis see mees ka kuidagi väga selle Eesti talvise tuntsmuru ega millenile sõbraks ei saanud, et ta ei ole erilist muljet jätnud, et need mured juba hakkavad sealt alt peale ja kui me tippu jõuame, siis olgem ausad, tipuründes viimane mäng alustas Korr, enne seda alustas Saarma kõrval Ojamaa üldse, siis enne seda oli Saarma kõrval Reinkort, siis enne seda oli Saarma kõrval Koomis ja siis enne seda oli Saarma kõrval või taga õigemini Martin Miller, ehk mis ma öelda tahan, on see, et nagu absoluutselt nagu, ei saa öelda, et Stoikovitš nagu selles mõttes on jäärapäine, et mul on need 11 meest ja me on nüüd nendelt lähed. Nagu otsis ja katsetas ja mitte miski, et selles mõttes taaskord, et hoopis teised mehed, eks ole, nüüd oli ka sai, eks ole, Harju vastu alustus noorem Luts, eks ole, et jälle mitu uud meest, tulemus on ikka see, et ei tule. See Paide nagu selles mõttes, ma saan aru, et see on klubi ongi strateegia, et arendame noori ja püüame neid välismaale müüa ja selle käigus siis nagu peaks ka nagu tiitliheitlus sees olla, aga tegelikult ju aastast aastasse on selles mõttes ju näha, et kui talvel ikkagi need paremad mehed ära lähevad ja hakatakse jälle uue hooaega pihta, see ikkagi läheb jälle aega, et see koosseis kuidagi nagu toimima saada, kui ettepoole vaadata ongi, ja Pihhinit ei ole, Kristalit ei ole, Seesaid ei ole, et ikkagi eespoolt nagu, ma ei tea, võiks öelda ikka 3 põhimeest, kes eelmine aasta olid ja kes seal ikkagi hooaja lõpus seal olukord lahendasid ja väravaid lõid ja olidki ikkagi need kandvad jõud, on ju, ja nüüd, kui sa pead ikkagi need kõik 3 nagu asendama järsku, ilmselgelt läheb aega ja kui sa ei saa võib-olla veel ka päris selliseid nii-öelda kindlaid mehi, on ju, kes olekski teistest kohe peaaegu üle, vaid sul ongi sükest, ma ei tea, 7-8 sarnaslasemel meest, on ju, nüüd söölu välja, kes nüüd hakkab nendest mängima, kes mitte, on ju, et siis ilmselt võibki keeruline olla nagu, jah. Ja, et Paide siis hetteseisuga, me teeme seda esmaspäeva õhtul seda, et Paide, nagu sa ütlesid, Floral 29, Raljul 28, Levadial 28,
Paidel 23, aga no ütleme 89% tõenäosusega Narva Trans tõuseb neist mööda ja oleks 5. koht. See ajastus, sina, ma eeldan, oleks andnud ikka koondis Atmani rats mängu veel, eks ole, on rats vist? 2 on veel, jah, koondis Aklani, no üks on jah, et võib-olla nad ikkagi vaatasid, jääme liiga palju maha ja teinekord ongi see, et ju see ikka raputus seal meeskonna sees äkki nagu äratab üles kedagi. Et pigem arvan seda uut meest äkki uus mees tuleb siis koondise pausi ajaks, et nüüd siin Kink ajab mehed 8 mängust soojaks, et siis teevad need ära, aga kui vaadata, kes siis neil on, et neil on ju Transiga mäng ja Kaljuga mäng vist enne koondise pausi. Et selles mõttes ei ole lihtsad mängud muidugi. Kalju on üldse 8 mängu vist kaotuseta või 8 mängu võitnud järgest. Paneb hullu. Et seal võib-olla ongi, äkki oligi sama taktika see, et järsku lihtsalt nüüd korraks raputame meeskonda, saame need 2 mängust äkki midagi kätte, et kui samamoodi edasi minna, siis võib-olla 2 mänguga 0 ringi ja siis hakata seal koondise pausi ajal midagi nuputama, et äkki seal on mingi selline loogika sees, pärast koondise pausi tuleb Flora otsa, et ega siin midagi kergemaks nende jaoks ei lähe. Mis see loogika ikkagi oli, et lõppeks, miks see Paidel just nende tagumistega häda oli? Ma käisin ka eile vaatamas, eile õhtul peale kuulsat ralliproodi käisin vaatamas, kuidas Kalju mängis Kuressaarega. Ma arvan, ma võib-olla ei vaadanud kõiki mängu väga hoolikalt, aga ma arvan, Pavlov kätega ei puutunudki palli Kalju ära. See oli nii ülesõit, eks ole. Ja sa tegelikult, ma julgeks öelda, et minu meelest, ma võib-olla siin Kurro Torresed ja kõik need, kes ei lähe mängi lippu, ütlevad, et liiga tase on ikka jõhter. Minu meelest see tagumine ots on see aasta ikkagi kehv, see mõttes, et see Kalev ja Kuressaare ja ütleme, see Tammete ja Laadrid, tegelikult on meeskonnad, kellest peaks üle olema. See mõttes, et seal sul on legionärid, sul on Eesti koondislased, sa peaks neist üle olema. Ei ole seal, Kuressaarest, Ramon, see ei ole ju mingi ühtegi põnevat meest ka. Selline üsna suva sats ja sa mängid 1-1 ja sa mängid Laadriga 2-2 ja sa saad Kalevilt 0-1. Et just suurem mängud, seal see meeskond põles, oli tore, ei ole halba sõna, aga see murekoht on ikkagi see, et kuidagi see meeskond, mis justkui on ju ehitatud sellele, me keerutame, lustime ja selle pealt lööme ja ei lööne. Ma arvan, ongi, häda ongi selles, et kui nad on oma selles plaanis nii kinni, et võib-olla nende nõrgemate vastu olekski teinekord seda mingit sirgijoonelisust vaja või siis teine asi ongi see, et sul oleks vaja seal siis, kui seda palli niimoodi liigutad, otsid, sul oleks kastis seda siis Rauno Sappinini vaja põhimõtteliselt, kes selle liigutamiste peale seal lõpus selle kastis selle väikse ruumi peal suudab need olukorrad ära lahendada. Ja kui sul ei ole seda meest, siis sellest nii-öelda ilusast jalgpallist ja sellest palli liigutamisest lõpuks ei ole ju kasu, see liigutad, aga kui ei ole kedagi, kes selle palli lõpuks siis võrku paneks, siis ongi raske, et võib-olla ongi selliste kehvemate vastu oleks seda kuidagi sükest sirgjoonelisust, robustust, jõudu, sellist asju vaja rakendada, et need olukord kuidagi enda kasuks ära kallutada, et kui võtagi sama see Flora näiteks, ega nad ei ole nüüd ju mängib mingit ulme ilusat jalgpalli, need on just efektiivsed ja efektiivsus on see, mis praegu on neile tulemust toonud. Söödub per mäng, see on siis muidugi eelmise vooru, seepärast meil voor on pooleli, et siis söödub per mäng näiteks, Nõmme Kalju 370 söötu per mäng, Flora 440, Levadia 500, päris suur ja siis tuleb Paide 530, see mõttes, et Paide teeb mängus, minu kiire arvutus ütleb 160 söötu rohkem kui Kalju. Ja Kalju on, ma ei mäleta, millal Kalju võivad kaotus, selles mõttes, et see pall viiakse ette, kõik on teistmoodi, et selles mõttes, et see eesmärk on saada see pall võimalikult kiirelt Guillermele või Ivanovile, et mitte, ja siis see Paidel ikkagi oli, see eesmärk oli, et seda palli hakata otsima neid tsoone sealt alt, et see 530 on päris tore number, aga samas ka lõppkokkuvõttes ei maksa mitte midagi. See tulemust too, jah, siis ongi täpselt see, et see ei maksagi midagi, et sama see nädalavahetuse Leva Flora, üks taab seal 20+ korda peale, teine lööb 4 korda peale, kõik võidab 1-0, et jalgpallis on nii, et loeb see, kes palli võrku saab ja kui sa ei selle pika kiigutamise peale seda võrku ei suuda panna, siis pole midagi teha, järelikult see mänguplaan selles mõttes ei toimi ju. Et ta võib ju nii-öelda ideena olla ilus, aga kui ta tulemust too, siis ütleme nii, et mulle tundubki, et kõige suurem häda võib-olla oligi see, et Stoikovitsil on peas äge idee, kuidas jalgpalli mängida, aga kui see nii-öelda
kõik muu seal kõrval ei tule sellega nagu kaasa sellises mahus, siis nii ongi, oleksegi tabelis seal praegu 4. võib-olla õhtus isegi 5. Mis see Stoikovitši pärand üldse Eesti jalgpalli on? Tegelikult ta ju ikkagi päris pikalt tuli, eks ole, mis ta tuli? 2022 tuli Levadia U21. No seal oligi, seal hästi palju kiita, ma mäletan toona, et olid ilgelt tegelikult mängiti ja siis, eks ole, võttis üle ühel hetkel Levadia, mis ta siis on, selline pooleks hooajaks. No see oli isegi oli äkki selline, ma ei tea, 2 kuud on ja seal eurosarjas langesid välja, siis sai põhimõtteliselt sai nagu kõik läbi ka tema jaoks. Ja siis toodi tagasi mai 2023, see oli see, isegi sai käidud, mäletan, Paides vaatamas see Voolaidi ühte viimast mängu, kus see asi nägi väga õnnetu välja. Et nagu mingit särtsu ta tõi, aga lõpuks, kui sa hakkad mõtlema, mis ta nagu mänguliselt ei jää ju millegi Stoikovitš, ei ole ühtegi ägedat, ei ole midagi, aga ma arvan, et vist nagu oli selles lõpusõnades, Kramsi lõpusõnades pressiteates, et kõik see klubi ülesehitus, kõik see asi, et ta nagu mingi sellise, see, mis ta taustal teeb, et ilmselgelt on näha, et ta on nagu suurt jalgpalli näinud, suurte treenerite kõrval olnud, et selle vist ta nagu tegi kõike hästi ja see on ta vist põhjus, miks teda nii nagu vaevu või raskelt taheti lahti saada. No sama ma arvan, võib-olla see, nagu oli omal ajal Rogic Levadias, ta tõi niisuguse nii-öelda astme võrra rohkem professionaalsust sinna kogu klubisüsteemi, et eeltavasti Stoikovitš tegi seal Paides nagu midagi sarnast. Ja ma arvan, mida siis kaugemas tulevikus äkki tema puhul võidakse meenutada on see, et võib-olla seal näiteks Kristel ja Jepihhi, niisugused mehed, kes nagu said tema käe all just selle esimese meistriliiga kogemuse ja siis tegid kohe hüppe välismaale, et võib-olla kui need mehed kunagi meil A-koondises suured staarid, siis nad meenutavad ilmselt Stoikovitši hea sõnaga, et nad tänu temale nad nii-öelda tegid selle sammu meeste jalgpalli ja said välismaale ja et ma arvan, äkki seal võib olla ka üks niisugune nii-öelda koht, mida tema puhul meenutama jäetakse. Kui sulle pakutaks Paide peatreeneri positsioonil, siis kas oleksid huvitatud? Oli küsimus, vastus oli, arvan, et kindlasti Eestis ei ole palju klubisid, kes suudaks minu ambitsiooni rahuldada, aga Paide linnameeskond on kindlasti üks neist. Kes vastas nii? Ei ole jõudnud nagu vaadata, aga see just tulnud üles Postimehes ütles nii Vladimir Vassiljev. Eks kohe, kui see Vassiljev, endine siis koondise abitreener ja endine Levadia peatreener, seal Slovakkias ikkagi, sai ka ringa, ärme hakkasin ilustama, sai sule sapp. Okay. Et siis kohe, kui see tuli, ma arvan, umbes 50% Eesti jalgpallifänni ütlesid, et no nii, et võiks ju Paidesse. Rääksime ise toimetus omavahel samamoodi mõnda tagasi, et eks ta mõnes mõttes oleks niisugune ju loogiline nagu samm, et ega me ei tea jah, kas Vassiljevil on välismaalt mingeid otsi on ja kui ta ütles, et ta oleks huvitatud, siis see pigem vist ütleb, et midagi nagu soolas ei ole. Ma küsin, kui sina oleks Paide president või Paide spordidirektor, otsustaja, mis sa teeks? Ma kindlasti räägiks Vassiljeviga, et aga kas pigem vaataks võõrsile? Tooksid võõrsid veel know-how'd või sa pigem ongi see, et nüüd on aeg anda Vassiljev, et mis su otsus oleks, et mis su esmane see, sa tõenäoliselt mingitele agentidele kõigile andsid ju märki, eks ole, et kuule, nüüd on selline asi, ma tahaks peatreenerit läheks vaja, sul on kuskil mingi plaanid olemas, kas sina nüüd paneksid Eesti mehele panustaks või pigem välismaalase? Ütleme, kas sellise olukorras, kus niisugune mees on saadaval, siis ma kindlasti panustaks Vassiljevi peale, et minu silmis ta on ikkagi Eesti treeneritest ütleme, Henni kõrval ta on ikkagi number 2 mees minu silmis vähemalt. Et kui niisugune mees on saadav, niisugune mees oleks nõus tulema, siis ma Paide olukorras kindlasti võtaksin. Tegelikult selles mõttes on isegi ju Paidel soodne olukord, et hooaeg käib, kohe hakkaks mängudeks edasi on ja kui ta hakkaks välismaal otsima, siis võib-olla oleks esmalt ju see mingid konkursid, asjad on ja siis tuleks hooaeg ettevalmistus, siis tuleks hakkaks hooaeg pihta, et tegelikult saaks ju kohe nii-öelda karusselli peale uuesti hüpata ja ma arvan, teades teda, siis ta on ju selline mees, kes mõtlebki 24/7 jalgpallist, et kui ta saaks kohe uuesti midagi tegema hakata, talle kindlasti sobiks see ja ma arvan, selles mõttes hetkel Eestist paremat varianti ei oleks võtta, ma ütleks.
see, et mõnes mõttes, eks ole, enne me neid Samorini, Slovaki esiliiga mänge, ma arvan, me ei vaadanud selles mõttes, et häbi nagu ees peame tunnistama. Aga see, mis ta seal Nõmme Unitedis tegi, see oli ikka üsna sarnane sellega, mida need lõppkokkuvõttes, mida need serblased võib-olla siia Eestisse tõid, eks ole, selline pallivaldav mänd, et tal on seda Serbia rooli päris palju. Kas see, et tal on, et Vassiljevi võib-olla natuke nägemus on natuke sarnane nii-öelda serblastega. Kas see on pigem nagu pluss, et hea tiimi hüpata või sul on lihtsalt sa astud uuesti samas ämbrisse lihtsalt, et enne oli Serbia ämber ja nüüd on Eesti ämber? Ma arvan, samasse ämbrisse ei astu selle koha pealt, et ma arvan, Vassiljev on ju ikkagi selle siinse jalgpalli ja siinse jalgpalli taristu ja siinsete mängijate ja kõigega nagu nii palju kursis ja teab ja mõtlen, mul on ta jätnud pigem ikkagi sellise, ka mingis mõttes ikkagi sellise pragmaatilise mehe nagu mulje, et kui on vaja nagu seda, ma ei tea, kiiret väravat või kiiret olukorra lahendust, siis ma usun, ta on, ma ei tea, kas kohanemisvõimeline, võib-olla vale sõna, aga ta on selles mõttes valmis rohkem võib-olla riskeerima ja valmis rohkem erinevaid variante ja võimalusi kasutama. Et ta on ju ka selles mõttes olnud ju A-koondis juures abitreener ja ta on ikkagi selles mõttes ka jalgpalli näinud ju siin ja seal ja ma kujutan ette, et seal Slovakkias võib-olla need klubi poolt tulevad surved ja pinged ja asjad olid nagu hoopis võib-olla teisel tasemel, kui meil siin Eestis ja ta kindlasti, ma usun, et ta saaks ma usun hakkama ja ta kindlasti oleks võimeline neid olukordi võib-olla lahendama mitmekesisemalt, ütleb niimoodi, jah. Kui palju sa sellest, et Paide mängu ei lipanud, palju sa ütled, et on, kui sa peab protsente panema, palju see on Stojkovitši süü ja palju on komplekteerimise süü, et palju, kas Stojkovitšile, mina vaata ei ole, ma ei saa võib-olla rääkida, mulle ei meeldi selline jalgpall, ma ei ole jalgpalli idealist, mulle ei meeldi selline jalgpall lihtsalt, ma olen selline sirgjooneline mees. Ma võib-olla olen naruni sellise negatiivselt meelestatud alati olnud, kui eelmine aasta kõik olid siin näpud püsti, et let's go, siis palju see ikkagi, kas äkki võib-olla ikkagi tehti natuke, sai ikkagi tehti ka Stojkovitšilegi liiga, sest et edadal ei olnud ju, seal on küll need korrid ja see Papadose või mis selle suure venna nimi on, see Padamosi, Abdurrahman Padamosi, et oli sulle mingi ründes sellised mehed on jube tooritud, selles mõttes meenutab eelmise aasta seda Promise Davidit, et umbes esiliigas esialgu võib-olla peaks, sul ei ole alt, eks ole, poolraitses ei ole seda alt ehitajat, sellist, sul ei ole oma, Stojkovitš on nagu natuke läheks vaja sinna alla oma Pirlot või oma siis, Soometsa näiteks, pole seda, siis nagu võib-olla ma ütlen, võib-olla ei olnudki see Stojkovitši stiil võib-olla ei ole nagu kõige parem just selle nii-öelda see komplekteerituse koha pealt ja samas mõtlen jälle Paide koha pealt ju see, et kui neil on võetud klubina selline visioon, et nad tahavad neid noori arendada, tahavad neid noori välismaale müüa, siis see ongi osa nagu klubi nii-öelda ideoloogiast ja klubi nagu nägemusest ja siis tegelikult ju mingis mõttes see on ju hästi toiminud, et mängida ongi suudetud müüa, ongi suudetud välismaale viia, Stojkovitš ikkagi mingid mängijaid ju samas eelmine aasta viiski edasi, kes saidki välja, on ja. Aga lõpuks ütleme see, et kui lihtsalt nagu tulemuse peale mõelda, siis on nagu see, et kui sul on mingid mänge, selles mõttes näitab minu meelest praegu Kalju nagu väga hästi, et sul on nagu mingid mehed, keda võib-olla ülejäänud Eesti 3 tippklubi põhimõtteliselt kedagi tahaks, on ja. Kas sa mõtled kuulus Christian Rask, let's go koondisesse? No näiteks on ja, et neil on lihtsalt ongi treener, kes nii-öelda mängijatest lähtuvalt panebki paika nagu selle mänguplaani enam-vähem, et see ongi meie tugevus, nendel me rõhume ja nii me mängime, on ja. Et lõppkokkuvõttes on see, et ju elu on näidanud, iga koosseis on võimalik ju mängima panna. Lihtsalt ongi küsimus selles, et kas sa saad mängima panna nii, nagu sina tahad, või saad mängima panna nii, nagu tegelikult sa ei taha, et mängitakse, samas see toob üle tulemust, on ja, et eks lõpus ikkagi see tulemuse osa on ikkagi rohkem peatreeneri kapsaaeda. Muidugi, kui sul ideaalis ongi see komplekteeritud meeskond nii, et sul ongi igas liinis ilgelt head mehed, on ja kui rahalised vahendid paned piirid, siis paned piirid ja treener peab nii-öelda välja vedama selle meeskonna sealt. Kas sina ootaks Paidelt rohkem tiitli ambitsiooni? See on selline, mingite õllelaua vestlus hakkab see selline vaidlus, mitte vaidlus, aga selline arutelu see on, et Paide linnameeskond on üsna selgelt aastaid tagasi välja öelnud, et nende eesmärk on, eks ole, et
natuke liiadane mingi protsent eelarvest mängijate müügist. Ja see, et sul ongi see noorte nende talentide või toorikute kasvatamine, need samad Padamosid korrid, et see nagu on võib-olla olulisem kui see, et seal eesvärksel on korenud päris ründe, eks ole. Kas sa pigem liida tead selle, et Paide võib-olla ongi see meeskond, et pigem ei ole hullu, et me müüme ühe mehe, et kui valida, kas sa tuled Eesti meistriks või sa müüd ühe mehe miljoniga sinna Saksamaa kõrgliigasse näiteks, siis nad võib-olla võtavadki selle teise, sest ja see võib-olla on okei ja võib-olla me ei peagi ootama siin seda, et nad Levadiaga võidu paneks. Nojah, aga kui nad seda nagu ei taha, siis ütleme nagu ju Stoikovits, ma arvan, läks ka paljuski sellepärast minema, et seda tiitliheitlus hakkab vaikselt niimoodi käest ära minema, et kindlasti praegu tundub, et tahavad nagu mõlemat, aga ütleme, seal jääb ikkagi selles mõttes jääb veidike nagu puudu, et ütleme, hea küll see, et Kristel läheb, see oli nagu nii selge, et kui ta sinna läks, et ta teeb aasta ja läheb, on ju, ja Pihhini minek ka, ja mõtlen samas, kui nad oleks tahtnud ikkagi nagu seda kindlat tiitleid just sees olla, siis nad oleks pidanud selle seesa ikkagi nagu alles hoidma, see vist on võimatu. Täpselt ongi, see on selles olukorras nagu võimatu, on, aga see oleks selle see, et oleks võinud siis, oleks pidanud tooma mingisuguse kogenuma ründaja võib-olla ka, on, et see, et sa nüüd lähed nagu mingite toorikutega tiitlit jahtima, paraku see ei toimi niimoodi lihtsalt, et näiteks nagu näha ka, et Levadia tõi endale küll sealt erinevaid mehi on ju tunduvalt suurema raha eest, aga need ka ei toimi, et sul on ikkagi vaja niisugust, ma ei tea, kindlat lahendust siin Eestis, et sul on ikkagi, ma ei tea, Rauno Sappinen või isegi need Kaljus Ivanov on, et kuidagi siin nagu toiminud ja läbi löönud ja saavad hakkama, et ma olen uurinud ka, et kui palju maksaks selline, ütleme, sul tahad välismaalt enda ründajat ja tahad niisugust meest, kes nagu eeldavasti lööb ka väravaid, on ju. Et kunagi oli juttu, et umbes ma ei tea, kas Levadia või keegi otsustas, et otsis on ju ründajat, et meil oleks umbes 6006 on ju, see öeldi, et okei, et see mees peaks väravaid ka lööma, võiks küll, et siis te ei saa, on ju. Et tegelikult ikkagi niisugusest, ma ei tea, umbes 15 000 vist algavad need mehed, keda 15 000 eurot kuus on ja algavad mehed, kes tuleks siia ja siis ütleme, nad garanteeritud lööks sulle, ma ei tea, 20 pluss väravat on ja Eesti klubidel ei ole sellist raha on ja. Mida see näitab? Päris pikaks läheb see pool tundi juba. Mida see näitab, et Eestis meistriliigas me pole, isegi juuni pole käes ja juba 3 peatreenerit on tegelikult sule sappa saanud. Et kuidagi selline, ja ükski vallandaja pole Narva Trans isegi, ja see mõttes, mida kuradit, et kuidagi sellist rahulolematust on mingis osas liigas palju, et kui ma siin mõtlema hakkan, kui Levadia ei ole tegelikult ka see väga raudel sellest, ma arvan, et Torrese puhul hakkaks nagu ütleme, jalgealune läheb tuliseks võib-olla. Vaprus, ma arvan, on üliraudel sellest, mida nad eeldasid. Tammekat ärme arvesta ja Talevit, nad on nagu nii juba selle lükki ära teinud. Aga mida see nagu näitab, et 13 tooru, 3 peatreenerit, et kuidagi, ma ei tea, kas on see liiga, ongi siis tugevamaks läinud, on ootused olnud ebaratsionaalsed või see ongi lihtsalt idiis, nagu ütles üks legendaarne Eesti peatreener, Eesti koondis peatreener. No ilmselt, ma ei tea, kas need ootused on suured või selles mõttes ebarealistikud, aga kindlasti Paide ju tahtis sellest hooajast enamat. Kindlasti Tammeka, kes on vahetab pead, tahtis sellest hooajast enamat. Me oleme maikuus alles. Aga oleme maikuus, et ilmselgelt siis taheti palju rohkem enamat. Et nagu niisama naljalt ju peadreti vahetata, et seal tegelikult on rahulolematus suur ja eesmärgid on kõrgemad ja siis eks seal ongi ilmselt kõik need otsid seal finantspoolel tasakaalu, otsid seal tulemuste poolel tasakaalu ja siis sa kuidagi neid asju kokku liites, siis mõtled, et vaimusilmas, et päris hästi võiks minna ja siis kui ikkagi läheb nagu tunduvalt kehvemini, kui see, mis ette kujutas, et siis juhtubki nii, nagu on juhtunud. Mis sa arvad, kas juba Raljumänguks on peatreener Vova Vassiljev? Kas sa, see mõttes, et kas sina usud, et minu kõhutunne ütleb, et see Vassiljevi vabaks saamine
ja Stoikovitši minek, et need on, ma lihtsalt puusalt, kõhutunne ütleb, et need kuidagi ajastus on täpselt selline, et üks uudis tuli ühel päeval ja siis järgmisel päeval oli teine uudis ja nüüd ma eeldan, et läheb päev mööda, tuleb kolmas uudis ja võib-olla ma eksin, et vahest mõned asjad, mis näivad nii ilmselged, on nii ilmselged. Ei no ütleme, selles mõttes vabalt võib nii olla, et kuna need oligi, et Vassiljev oli vaba ja siis nagu nähti seda võimalust, et kui muidu võib-olla olekski see, et oleks selle koondispausi ära oodanud ja siis vaatama hakanud, aga kuna nii-öelda oli selles mõttes kuidagi Eesti mõistes ideaalne variant laual, vabalt võis nii olla, et see nagu nii-öelda mõjutas ka Paide otsust. Stoikovitš ütles, et sai teada, et uudisest täna hommikul, et neil oli koos olek ja oli üks meel, et miski peab muutuma, et ta näeb ise ka, et meeskond vajab uut energiat ja värskust. Ja näeb, et ta ei ole enam see mees, kes ta oli 2 aasta eest, et energiat enam polnud. Huvitav, mis tal juhtus? Selline, et energia kadus ära. Et ta kuidagi, ma ei tea, lõppkokkuvõttes tal vist jääb tunne, jäi hooti, et tema jaoks see Eesti jalgpall oli liiga amatöörlik. Et lihtsalt need staadionid, eks ole, sa mängidki staadionitel, kus ei tohiks mängida ja ongi, kõik on selline natukene põlve otsas mingid asjad ja kõik on nagu valesti. No ma arvan, Serbiast tulluna ta nüüd nagu mingi imestaadionit, et ka nagu ei ole kindlasti üles kasvanud, et ega ta, ma arvan, samasugused seal näinud, juba lihtsalt see kuidagi see kirge põlemine on seal mängijates ilmselt nagu suurem ja see tahe nagu paremaks saada on Serbia mängijatel, ma arvan, ka ikkagi suurem kui tihtipeale Eesti mängijatel, et ma arvan, võib-olla see vahe nagu on, et sa võib-olla saad seal kandis seda kuidagi sellist emotsionaalset tagasisidet nagu rohkem, võib-olla siin Eestis võib-olla jääb selle koha pealt veidike nagu puudu ja ei tule nagu sellist ütleme jah, teised võib-olla ei põlenud sama erede leegiga kui tema ja siis ta kuidagi üksi väsis sellest põlemisest ära võib-olla lihtsalt. Jah, ja siis Stoikovitš ütles ka, et ei olnud tema otsus, et oli klubi otsus, aga ta on sellega nõus, mis on see mõttes, et huvitav. No seda enam tundub see sinu Vassiljevi teooria nagu paika pidavat. Aga igas huvitavad ajad, et eks see Paide oma erinevatel põhjustel on kuidagi rohkem fookuses ka, kui ütleme, et Paide Ralju on üsna sarnased klubid oma staatuselt. Siis Paide on selline Eesti rahva südames olev klubi, vaata, et seal on erinevad, on see Betsafe ja on see üldse see Veskimäe Klaavan teist nüüd ja ta on midagi selline, saab tähelepanu rohkem, kui on tulemused ja võib-olla rohkem väärt, kui on mängijad miski pärast. No täpselt, nagu ütlesid Tamas, ega see Betsafe'i saade, Kams ja Kings seal on ja seal üle nädala arutatakse pool saatest Paide asju. Kuidas tegelikult on hästi, vaata. Et kui selline asi juba nagu, ja seda kuulavad väga paljud jalgpalli inimesed, et siis ta paraku nagu loobki seda kuvandit ja samas kui oligi Klaavani Eestis tagasi tuli Paidesse läks, siis pluss siis Paidel on 2 eurosuve tegelikult ju läinud ju siin viimase 3 aasta jooksul väga hästi et saadud nagu rahvas seal Pärnust tribüünidele ja siis hiljem ka Tallinnas ja selles mõttes on ikkagi nad on teinud asju, mis on nagu silma jäänud ja ütleme ongi, nad on mingi vaeva näinud ja samas esimene karikavõit, mis tuli ja nüüd superkarikavõit, et midagi nagu näppude vahel ka jäänud ja eks ikka alati jalgpallis otsitakse neid uusi tuuli, et Levadiat ja Florat on siin kõik juba ju, ma ei tea, pea 30 aastat näinud ja teavad, mis sealt nagu tuleb, et ikka selline uus ja värskus tihtipeale müüb ja selles mõttes on kindlasti olnud see lootus nagu suurem, et nad tulevad ja võtavad ka oma tiitli ära, aga siiamaani on ikkagi tegelikult jäänud ikkagi alati ikkagi omajagu puudu. Kams muidugi ütles, et juba lükkas tagasi selle Vassiljevi teooria, et need ei ole üldse seotud ja et omal ajal lükkas ka Stoikovitši teooria tagasi. et seal on see on kaval, et seal peab alati võtma sellise pooleldi sellega. Selle kohta mõtlen Kamsi enda kommentaar oli see, et teinekord kirjutas igast jama, et helistage mulle, ma ütlen aga ma ütlen seda, et ma ei kommenteeri. Õige. Et äkki siis Tarmo Rink versus Nõmme Talja. Rink versus Andrei, pull duell oleks küll, et see mäng, see nädalavahetuse mäng järgmise, või mis ta on siis? Ei, järgmise nädala sisene mäng. Mäng, jah. Sest vahepeal mängitakse suurkarikas, et see on hoopis teise varjundi saanud endale, et see Paide on hoopis põnevam nüüd. Ei, kindlasti jah, et Kink Andrei vanad ju võitluskaaslased Levadiast koos. Patsaanid! et seal kindlasti ma arvan meestel teineteisel nii mõndagi tõestada, jah?
ütle siis, kui sa peaks ühe sõnada, ühe lausega meenutama nüüd korda võtma Stoikovitši ajastu Eestis, et mille ta sulle meelde jäi? Minul jäi näiteks selle ägede valge jopeda, mis see valge sule jope lõpus, vaata, selline ma seda meelt vaata, et jumal küll, mängijad või treenerid peaks olema viisakalt riides, mulle meeldib, kui nad on dressides ja mulle meeldiks Itaalia jalgpallifänn, et peab olema ülikond ja sa pead viisakas, et sa ei ole dressides. Aga need teksad ja siis see valge sule jope ja selline kerge Veenusesse minek vibe, vaata, see oli päris äge tegelikult. No mina pakuks välja eelmist suve euro selle mängu, kas sellise, mis see Walesi klubi, keda nad seal Pärnus võitsid Oskar Hõimu 120 minuti väravast on, et see emotsioonid, mis see pärast seda oli võib-olla see, kuidas ta seal nii-öelda see oli näha, kui tegelikult toona oli ka ikkagi see ju pinge oli päris suur peal, et oleks nad seal kaotanud, oleks võinud juhtuda, et Stoikovitš oleks aasta tagasi läinud, on ja et seda nii-öelda vabanemist, mis temas nagu tol hetkel oli, seda, ma arvan, see on võib-olla asi, mis äkki tema puhul nagu siuke visuaalselt, mis nagu meelde jääb, et see oli nagu näha, et see pinge nagu, mis mehe õlgadelt langes, oli nagu meeletu nagu. Vot, eks võtame selle, eks sai see kiire jutud Paidest tehtud. Millalgi teeme ka päris saate, see oli siis erisaade, see mõttes, et me järgmises saates, ma arvan, võtame rottu, kui me kas reedel või siis järgmise nädala algus. Võimatu, see mees jälle käis reisil, käis Madis Kalvet, ooperin jälle mingid asjad, mina on ainus, kes siin teeb tööd, vaheline tööd teha, vaata, ja ei saa suvidest veid jottu õigel ajal, õudne, raske elu. Raske elu, jah. Aga eks me mingil hetkel järgmise saade luban, et võtame rottu Eesti mängijate hooajad võõrsil. Et on asi. Aga tavaiks, lähme teeme siis meie nüüd tööd edasi, oma päris tööd. See oli selline kohvinurga jutud. Või vanasti õigemini oli siin stuudios, siin oli ju see suitsunurk ju vanasti. Oli küll, jah. See oli selline väiksed suitsunurga jutud ilma tobitavad. Toome seda vana head, seda jauramise õndu siia Jõetänava 4. korruse stuudios. Hea relbas lõpp. Aga see oli see saade ja ma panen õige trull, ma oleks pead pannud ralli stuudio selle Maxima ülikõva bänder trulli, aga ma panen ikkagi õige trulli. Ja kuulmiseni! Nägemist! Delfi jalgpallistuudio lõpupile annab Olipet.